RMK ja Metsaliit on pidevalt korrutanud meile, et mets on vaja lagedaks raiuda, kuna seda on vaja majandada. Puupõllumajandust on peetud tulusaks äriks, millest kõik võidavad. Aga vaatame siis üheskoos selle ärimudeli tasuvust lihtsa matemaatilise tehte abil. Kui me võtame aluseks 1 hektari 90 aastast raieküpset männimetsa ning teeme arvutuse. Oletame, et selle 1 hektari pealt saab eraomanik Juhan 300 tihu männipalki ja 60 tihu männipaberipuud. Kokku siis 360 tihu puitu. Võttes aluseks männipalgi tihu hinna, peaks Juhan saama 77 eurot palgi tihu pealt ja 34 eurot männipaberipuidu pealt. Kui aga arvestada sellest maha lõikamine, väljavedu ja transport, saame keskmiseks kännurahaks vastavalt 53 eurot ja kesketläbi 15 eurot tihu. Kokku teeb see männipalgi eest 15 900 eurot pluss paberipuu, mille puhul tuleb veel maa arvestada kokkuostu koefitsient 0,5 ja järele jääb sellest 738 eurot. Seega 1 hektari puupõllu pealt saab Juhan kokku 16 638 eurot. Seejärel tuleb Juhanil korrastada väljaveo teed ning istutada oma puupõllule uued taimed. 1 hektari kohta läheb 3200 taime, mis koos istutamisega läheb maksma 960 eurot. Nendele taimedele tuleb teha kultuurihooldust 3 aastat järjest ja see on kokku 600 eurot tööraha ja seejärel valgusraiet, mida tuleb teha 2 korral ja kokku läheb maksma see 400 eurot. Harvendusraide puhul saab juba kulud katta saadud puiduga. Tulemuseks jääb Juhanile alles 14 678 eurot ja kui me jagame selle summa 90 aasta peale kuni järgmise saagi lõikamiseni, teeb see iga-aastaseks tuluks 163 eurot aastas. Noorema metsa pealt ehk lühema raieringi puhul on see summa veelgi väiksem. Kui me saame tulemuseks 163 eurot hektari pealt, siis kui tulus on see puupõllumajandus kokkuvõttes? Muidugi Juhan sellele praegu ei mõtle, kuna korraga kätte saadud rahasumma tundub taskus justkui lotovõit, mis tõenäoliselt on järgmise aasta istutamise ajaks juba otsas. Aga siis saab ju küsida riigilt metsa taastamise toetust. Me müüme oma looduse kandvat ressurssi kopikate eest välismaale, kus palgi tegelikult hinnad on kordades kõrgemad. Nemad ei raiu oma metsasid, vaid ostavad kokku odavat võõrast loodusvara. Eestimaal töötab praegu üle 300 harvesteri masina, mis peab enda liisingu katmiseks lõikama üle 30 000 tihumeetrit metsa päevas. 1 000 000 tihumeetrit kuus. See on 300 000 rekkatäit puitu aastas. Selline metsa majandamine on laastav. Kui me kohe üles ei ärka ega peata seda hullumeesust, võib olla liiga hilja ja meie lapsed võivad näha tänast loodust ainult loodussaadetest.